Ring FM stuudios on Ott Tõnissaar, mees, kes organiseerib juba 11. korda sellist üritust nagu MMA Raju. Tere Ott ja tuleb tunnistada, et Raju üritus on väga populaarseks saanud ja kui sa esimest korda seda üritust korraldasid, kas sa uskusid ka, et selline populaarsus sellel alal siin Eestis võiks olla? Tervist! Jah, 20. aprill Saku Suurhallis Saaremaa lihatööstus Raju 11, 4 aastat ja natukene peale on seda korraldatud ja alustasime Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi boksisaalis 180 pealtvaatajat. Raju 10 oli koos otseülekandega 5400 pealtvaatajat, et see kasv on ikka meeletu olnud. Ja ma arvan, et kui asju teha, siis teha neid intensiivselt ja jõuga ja suurelt. Et me vaimusilmas lootsime, et see kasv selline tuleb, aga et nüüd me siin oleme, siis see teeb head meelt ja üllatus see ei ole, see on raske töövaev. No räägime kui spordialast, et palju nüüd selle 4 aasta jooksul see spordiala ise siin Eestis arenenud on, sest ütleme tõepoolest, et 4 aastat tagasi ei teadnud sellest nii-öelda vabavõitlusest siin Eestis mitte keegi midagi, et kui palju nüüd nii-öelda neid osalejaid juurde tulnud on, klubisid, treenereid. Selles osas on ka areng olnud päris suur ja siin võiks päris palju humoorikaid jutte rääkida, kuidas olid asjad vanasti ja kuidas on nüüd, et kui Raju 1 oli sportlaste nimekiri oli näiteks spordiklubi Elustreening Eesti, spordiklubi 3D treening ja siis võis lugeda mõne kergejõustikuklubi nime, et tuli kas mõni odaviskaja või kuulitõuka tahtis ka proovida, kui raske käsi tal on. Siis täna on meil päevane amatöörvõistlus 4 riigiga, Eesti, Vene, Soome, Rootsi ja 5 on ka, Aserbaidžaanist on ka üks külaline, et sportlik tase on päris korralikult tõusnud. Eesti kunagisest 2-3 spordiklubist on saanud 7-8 ja tollaajasest paarist profisportlasest ja natukene rohkematest amatöörsportlastest on siis saanud Eestis umbes 10-12 profisportlast ja 40-50 amatöörsportlast. Et numbrid on tasapisi kasvanud ja huvi on tasapisi kasvanud ja sportlaste tase. Tollal, kui me alustasime, siis me võistlesime rohkem omakeskis. Nüüd hiljuti jaanuarikuus olid Soome lahtised meistrivõistlused MMA-s, kus siis 2 meie meest, õigemini üks mees, üks naine, Henri Hiiemäe ja Helin Baara tulid tagasi mõlemad tiitlivõitjatena. Et oleme nii Eestis oma haaret laiendanud kui ka lähiriikidesse hakanud kolima sportlike saavutustega. No, vähemalt tundub, et ka sellel nii-öelda MMA-l on tekkinud ka nii-öelda päris ainult selle spordiala võistlejad või võistlejad, kes ainult selle spordialaga tegelevad. Varem oli ju niimoodi, et tulid erinevate alade mehed lihtsalt proovima, et kuidas see asi välja näeb, oli poksijaid, maadlejaid, karateemehi, et tuleb tunnistada vist, et nüüd on rohkem kõik, kes selle alaga tegelevad, ka ikkagi spetsialiseerunud ainult sellele alale, et nii-öelda nagu kuskilt väljaspoolt selliseid õnneotsijaid või proovijaid on järjest vähemaks jäänud, et asi on nii-öelda siis professionaalsemaks muutunud just ala enda mõttes. Jah, see ei ole tegelikult isegi Eesti keskne areng, see on kogu maailmas olnud niimoodi, et võib julgelt öelda, et 5 aastat tagasi nägi maailma MMA välja hoopis teistsugune, et tegemist on väga noore spordialaga, iga aasta toob siia pilti hoopis midagi uut juurde. Tänaseks oleme tõesti siinmaal, kus ühe eelisdistantsiga enam midagi väga MMA-s ära ei tee, et sa pead olema ikkagi väga hea atleet igal distantsil, pluss sul peab olema trump vähemalt ühel distantsil. Et sportlik tase on tõusnud ja seega nõudmised sportlastel on tõusnud. Räägime siis laupäeval Saku Suurhallis toimuvast üritusest. Kas see Eesti on ikkagi nii väike, et see MMA publik on ikkagi suures osas üks ja sama või tegelikult, kuna üritused toimuvad sügisel siis Tartus ja kevadel Tallinnas, et kas on see ka, ütleme siis niimoodi, et Tartus on oma publik ja Tallinnas oma publik või see üle Eesti ikkagi kattub mõlemal üritusele? Meil on selles osas hästi läinud, et MMA publik on päris palju nõus sõitma üle Eesti ringi. Et Tallinna inimesed tulevad hea meelega Tartusse vaatama, Tartu inimesed Tallinnasse, kuna see on ainult 2 korda aastas, siis see on ka üsna eksklusiivne üritus, et 6 kuud on päris kaua oodata, et uut vaatemängulist show'd näha ja näha uuesti oma lemmiksportlasi. No kas nii-öelda ürituse tipp on juba kätte jõudnud, sest ütleme nii, et Eestis mingit sorti ürituse või ka spordiürituse viimist ikka juba Saku Suurhalli, see tähendab seda, et mastaabin on väga suureks jäänud ja eelmisel korral see Kalevi spordihall jäi juba väikseks, et kas nii-öelda nagu siis see kõrgem tipp on juba käes või on veel kuskile minna? Kindlasti mitte, seda arenguruumi on siin väga palju ühelt poolt nii publiku osas, et
esimene eesmärk on see, et me suudame Tartus A. Le Coq spordimaja välja müüa. Järgmine võimalus on Saku Suurhall, kuhu on veel natukene maad minna või natukene rohkem maad minna. Lõpuks on meil olemas ka HD otseülekanne, mis on rahvusvaheline sport.postimees.ee/Raju, kust kõik huvilised saavad tasuta vaadata päevast amatööüritust ja õhtust profiüritust siis väikse tasu eest. No kes ringi lähevad, räägime siis kõigepealt sellest profi nii-öelda õhtusest peaüritusest, et kes on kõige magusamad paarid või kus sa ise ennustad, et kõige tulisemad võitlused tulevad või tegelikult see MMA on nii ettearvamatu, et siin väga ei julgegi ennustada, et teinekord mõnest paarist, millest väga palju loodad, võib-olla matš lõpeb juba 20 sekundiga. Jah, nii on, et MMA on ettearvamatu ja võib tulla väga palju selliseid olukordi, et ootasid pikka matši, võib-olla ootasid pikka igavat matši ja siis näed minuti jooksul korralikku tulevärk ja matš ongi lõppenud. Aga konkreetselt kaardist rääkides, siis õhtuse kaardi teise poole peal peamatši teeb Jorgen Matsi, kes läheb vastu Itaalia sportlasele. Jorgen on 2 aastat olnud spordist eemal. Nüüd on ta leidnud motivatsiooni taas saali rügama minna. On muu elu saanud ilusti joone peale, on ka isaks saamas suvel, et nüüd siis terendas mingisugune linnuke peas, et kurat peaks korra veel proovima. No tema on üks selliseid selle ala pioneere vist. Täpselt nii jah, et Jorgen on selles osas legendi. Jorgen on ka alati see mees, keda meil õnnestub hästi näitena tuua, kui inimesed hakkavad madalalaupalistest põmpeadest rääkima, et Jorgen oma psühholoogia haridusega töötab ka psühholoogiline ja spordipsühholoogilise nõustajana, et on väga mitmekülgne ja arukas inimene. Aga nüüd edasi minna. Kaardi teisel poolel on veel Dmitri Ivanov, kõikide suur lemmik, et Dmitri Ivanovi matšid on alati väga vaatemängulised ja võib garanteerida, et keegi kukub seal. Et me kõik loodame, et see on välisportlane, aga paugutamine on korralik ja keegi seal kindlasti põrandale läheb. Siis esmakordselt on Vene publiku lemmik spordiklubit Vigatele esindaja Aleksandr Fjodorov, kellel on tänaseks 3 võitu, 1 kaotust, Rajul teda varem nähtud ei ole, väga lahtise mänguga ja samuti mitmekülgne võitleja, kes nüüd pidas eelmise matši paar kuud tagasi Musa Amagovi vastu. Selle ta küll kaotas kohtuniku otsusega, aga võitleja hinge on tal väga palju. Ja õhtuse kaardi teise poole juhatab sisse Henri Hiiemäe, mees, kes siis eelmisel Rajul oli Triobeti Kihlveo kontoris omajagu taga koefitsientidega. Nii kui matš algas, läks aega 5 sekundit, kuni Henri Hiiemäe löödi põrandale. Umbes minuti jooksul õnnestus tal taastuda ja võtta sealt võit tehnilise knockoudiga, et samuti väga mitmekülgne ja väga vaatemänguline võitleja. Kaardi esimesel poolel on juba natukene tuntum Vigateli võitleja Ilja Drovnjašin, Eesti ainus naisvõitleja Helin Paara, kes nüüd siis ka Soome lahtistel meistrivõistlustel võttis tiitli, ja Lauri Ülenurm, meie veteransportlane siin 35, 36, 37, ma väga täpselt ei mäleta, kus maal ta oma vanusega on, aga iga kord, kui talle võistlemisvõimalus ette tuleb, siis sellest ta ka kinni haarab. No lisaks nendele uhketele nii-öelda MMA matšidele on üks väike muutus siis ka sellel korral toimumas ja stuudios on ka keegi muu kui Eesti maadluslegend Kristjan Press isiklikult. Kristjan, kas nii-öelda nüüd siis olümpialt väljajäämise selline oht maadlusele on ka Eesti maadlejad tagajalgadel ajanud ja igal pool, kus vähegi rahvast on ja võimalik on, te tahaksite ka pildile saada, et sel korral on lisaks MMA sportlastele puuris ka maadlejad, ehk siis näidata inimestele tegelikult, et see maadlus on ikkagi põnev, et Eestis on maadlejaid ja see asi võiks ka olümpial tulevikus olla. Tere! Et põhimõtteliselt on see küll nii jah, et maadlejad üritavad siin igal pool ennast pildi peale saada ja nii ta ongi, lühidalt öeldes. Mis seal nüüd toimuma hakkab, et nagu ma aru saan, tehakse siis natukene asi atraktiivsemaks, et sellist parteris maadlemist minutite ja minuti jooksul ei näidata, et pigem tuuakse need maadluse nii-öelda efektsemad ja paremad palad areenile. Selles suhtes, et püstimaadluse peale on rõhk pandud, jah, kohtunik on siiski seal olemas, toimub 2+2 minutit. Puuri tulevad Alo Toom ja Erik Kaps, kes on kehakaalus 84, ka muidu omavahel konkurendid. MM-i valiku avamatš võiks seda nimetada. Eks tegemist on Eesti koondise maadlejatega, need on ainsad Eesti koondise maadlejad, kes võistlevad samas kaalus, et kui ülejäänud mehed, Arusaar, Nabi, Seinalov, kõik on oma kaalu esinumbrid, siis Haps ja Toom on mehed, kes peavad kogu aeg konkureerima selle nimel, et kes sõidab EM-ile, kes sõidab MM-ile.
ja EM-il käis aps, see, kes MM-ile läheb veel kindel ei ole ja nüüd see jadasid hakkab, et Raju on selle avapauguks, vaatame, mida need mehed siis väga võitluslikus maadlusmatšis suudavad ja edasi juba siis selgitatakse välja see MM-ile sõitja maadlusringkondades. Aga selle kohta minu arust maadled küll praegu üritavad pildile saada, aga minu arust nad oleks pidanud seal pildil juba ammu olema, et see selline maadluse varjusurmas olek on mingis mõttes natukene petlik, sest nagu võitlusvormi nagu sellisena on ta kogu aeg olemas olnud ja kui me võtame MMA, kui palju MMA matšis on vaja maadlust, siis see on ikka väga, väga suur hulk, et tihtipeale kui vaadatakse MMA matši, nähakse, et on hunnik sportlasi, kes ei lase ennast maha viia ja kes eelistavad löömist, siis selleks, et vältida maha viimist, selleks, et vältida teise mehe maadlust, peab oskama ise päris hästi maadlemist. Et maadlus on oma võitluslikul kujul kindlasti võitlusalade esirinnas, maadlus, boks, judo, maasvõitlus ja see kõik tuleb kokku MMA-ks. No näide, Kristjan, tegelikult maadluse väga olulisusest on ju ka see, et tegelikult Alik Tseiko, kes nii-öelda siis Eesti superstar number 1 praegu MMA-s on tegelikult ju maadlusest tulnud. Ja kui suures ta ongi nende mõlema mehe konkurent tegelikult, kehakaalus 84. Ja ta oligi nagu kolmas number Eesti maadluses tegelikult. Et ta küll vahepeal võitis neid ka, aga üldiselt jäi ta sinna 3. koha peale. Et kui suures ma just vaatasin ennem statistikat, et maadluse olulisusest näiteks UFC-s, siis Sharedogi reitingutabelis 8 kaalust 5 on number 1 maadlustaustaga. Et Ameerikas on ta nagu väga olulisel kohal see maadluse osa. No kui nüüd maadlus peaks äkki olümpialt välja jääma ja Eestis ala hakkab hääbuma, kas siis kõik maadlusmehed, Kristjan, lähevad MMA-le üle ja löövad spordile, nii-öelda oma spordile käega või sa julged ikkagi vana maadlusmehena kinnitada, et maadlus Eestis kuskil ei kao? No ma arvan, et esiteks, et kõigile siiski see MMA ei sobi, seal on ikka nagu muud asjad peavad ka nagu paika loksuma, et sa pead ka boksida ja taiboksida oskama ja aga üldiselt oleks nagu maadluse kadumine olümpialt ikka päris nukker lugu selles suhtes, et kaoksid ära erinevad toetused olümpiakomiteelt, näiteks arvatavasti ei toetaks ka vallad ja nii edasi. Matisaalide rendid ja kõik tal läheks nagu kommertsspordiks, aga maadlus on siiski suhteliselt raske spordiala ja ma ei usu, et nagu selle lihtsam on rulatada näiteks, No Ott, paar sõna siis veel sellest, mis nädalavahetusel Tallinnas toimub, et traditsiooniline nii-öelda kaalumine, kus siis tegelikult näeb juba võistlejaid võistlusvormis, toimub sel korral Solarise keskusest, räägi nendest kellaaegadest, mis kell saab kaalumist jälgida, millal on Saku Suurhallis päevased tasuta amatöörmatšid ja õhtusest põhiüritusest ka. Raju sportliku nädalavahetuse juhatab sisse sportlaste avalik ametlik kaalumine Raju fännikeskuses Solaris, see juhtub reede õhtul kell 6. Kõik fännid saavad tulla sinna omadele kaasa elama ja see on ka esimene võimalus nii Eesti kui välisportlasi oma parimas vormis näha, samuti on võimalik võtta oma lemmikutelt autogramme, teha koos fännipilte. Nüüd laupäevane päev algab kell 12.00 amatöörmatšidega, nagu ma ütlesin, siis seal on 5 riigi sportlased esindatud, Eesti, Soome, Rootsi, Venemaa ja Aserbaidžaan, kestavad umbes 4 tundi ja õhtul kell 6 tehakse uksed lahti õhtusürituse pealt vaatajatele, kell 7 hakkavad matšid ja kõike seda on võimalik siis jälgida ka HD otseülekandena Sport Postimehe vahendusel. Et ei saa olla ühelgi fännil head põhjust, miks sellest üritusest kõrvale jääda, kas tuled ise kohale Saku Suurhalli või siis saad jälgida interneti vahendusel. Kust pileteid saab osta ja kust veel üldse kogu seda uudiste voogu ja erinevat infot ammutada, kodulehed, Facebookid? Piletid nagu ikka, Piletilevi ja Statoil, klassikalised kohad ja infot rohkem sportlaste kogu ürituse kohta leiab meie kodulehelt MMA.ee ja Facebooki lehelt MMA Raju, et sealt leiab ka üles juba kõik ülejäänud viited meie YouTube'i kontole, lahedatele videoklippidele. Ja samuti tasub jälgida Postimehe spordirubriiki, kus siis videoblogi on näiteks meil käimas praegu ja see kestab kuni ürituse lõpuni. Et ma arvan, et sellest üritusest on tuleval nädalal väga raske mööda vaadata ja seda infot mitte üles leida.